Tere, minu nimi on Tuuli Koitjärv. Olen Vanalinna hariduskolleegiumi algklassiõpetaja. Täna õpime koostama sõnasalateid. Selleks on väga tore ja lihtne keskkond Suksel Maschine. Meie alustame valikuga eksperten moodus. Siin on rohkem võimalusi keerulisemaid ülesandeid teha. Esmalt kuvatakse meile ette ruudustik, meie saame seda muuta suuremaks, saame muuta ta erineva kujuga, kas me tahame, et ta on ristküliku kujuga või hoopistükkis mõne muu põneva kujundusega. Ja keskkond annab valida meile siis nelinurk, rehtek, haase, jänes, blume, lill, stern, täht, herts, süda, kreis, ring, pusle on siis pusle, tannenbaum, kuusepuu ja tropfen on tilk. Nii, ja siis kui me selle valiku teeme, siis näeme ka, milline muster tuleb. Valime meie siis praegu haase, jänes. Ja teemaks valime koduloomad. Selleks trükime need sõnad üksteise alla. Ja selles keskkonnas saame kasutada ka kõiki täpitähti. Nii. Nüüd tuleb meil teha valik, kas me tahame, et need sõnad on ka ette antud lapsele või lihtsalt ütleme, et otsi mõistatusest või sõnasalatist erinevaid koduloomi. Me puutume siin keskkonnas tihti kokku sõnadega an ja aus. An tähendab, et see nõudmine on meil sisse lülitatud, nagu praegugi siin, et jah, me soovime, et need otsitavad sõnad on ka eraldi nimekirjas. Kui me seda ei soovi, siis lülitame välja aus. Nii, edasi liikumiseks tuleb alati klõpsata nupule weiter edasi. Ja siin kõrvalt surõkk, väga mugav ka tagasi liikuda, kui me tahame mõnda muudatust teha või leiame mõne kirjavea. Nüüd on meil võimalik teha natukene sõnade esinemist keerulisemaks, raskemaks. Tavaliselt sõnad kirjutame vasakult paremale, aga nüüd me saame määrata, kas me soovime, et sõnad on paremalt vasakule. Praegu on näha, et see on aus, aga kui me soovime, et nad on paremalt vasakule, siis lülitame an sisse ja samuti alt üles. Praegu näitab meile keskkond aus, et on välja lülitatud, aga meie tahame, et esinevad ka alt üles. Ja nüüd me saame määrata, et kas see esinemissagedus on kõrge, keskmine või madal. See tähendab, et keskmise puhul siis tähendab, et ka need normaalne suund, nagu me loeme vasakult paremane, jääb ikkagi alles, et meil mõned sõnad võivad olla ka õiget pidi ja nii samuti ka ülevalt alla. Nüüd on meil võimalus valida, kas me tahame, et sõnad ei puutuks üksteisega kokku. Nad on eraldatud. Kas me tahame, et sõnad ei tohi ristuda või sõnad tohivad ristuda. Kui sõnad tohivad ristuda, siis nad võivad ka omavahel kokku puutuda, aga jätame nii, et kõik sõnad oleks eraldi. Kõik sõnad oleks eraldi. Nüüd võime veel määrata, et kas me tahame, et selle kujundi sees tähed oleks ka väikeste joontega eraldatud. Gitterlinien. Et need tähtede vahel olevad jooned on siis hallid, natukene nõrgemalt joonistatud. Kui me neid ei soovi, siis valime keine Gitterlinien. Täna me jätame need abijooned alles. Automaatselt on meil suured tähed, trükitähed, Großbuchstaben. Kui me tahame, et nad oleksid väiketähed, siis valime Kleinbuchstaben. Jätame suured tähed ja liigume jälle edasi. Nüüd paneme pealkirja, koduloomad ja siia alla võime panna, et sõna salatis esinevad
sõnad. Sõnad nii vasakult paremale ja vastupidi kui ka ülevalt alla ja vastupidi. Ja siin muudame ära teksti. See tähendab, et mõistatusse on peidetud need sõnad. Siis me võime panna, et peidetud on järgnevad sõnad. Ja siin kõrval on tekstis siis stiili saab valida ja muuta. Ja läheme edasi. Nii, ja nüüd me näeme, kuidas need sõnad paiknevad. Kui meile see meeldib, siis saame alla laadida kohe PDF lehe, aga samas me saame siit ka seda kujundust muuta. Nii et milline meile sobib. Oleme nüüd sellega rahul ja laseme programmil genereerida PDF-faili. Ja tööleht ongi valmis. Nii, siin on kenasti, siis näete, need abijooned on siin halliga näha. Ette antud sõnade nimekiri on olemas ja lisaks ka vastuste leht, kust siis on hea vaadata, kui mõne sõna otsimisega hätta jääb. Soovin teile põnevat mõistatuste koostamist.